Niipea kui algas sõda Iraanis, anti ka koheselt teada, et sealses piirkonnas kehtestatakse lennukeelutsoon. Praegu ongi kinni Iraani, Iraagi, Katari, Araabia Ühendemiraatide lennuruum. Teistele sealse piirkonna riikidele on antud hoiatusi. Kui me mõtleme hoonetele, majadele, siis majad ehitatakse betoonist ja on suhteliselt hea kaitsega. Ehk siis kui pomm lendab majja, siis paar inimest saavad surma, osad saavad haavata. Lennuk on väga õhukese struktuuriga, lennuk on tehtud kergeks selleks, et ta saaks õhku tõusta. Ehk siis väike raketikild lennukisse võtab terve lennuki maha. Ja kui me räägime, et meil on 600-kohaline Airbus 380, siis see tähendab koheselt 600 laipa. Ning seda, et lennutegevus lõpetati, saavad tunda ka kõik ligi 3000 eestlast, kes Lähis-Ida riikidesse puhkusereisile läksid. Esialgu ei osanud midagi karta, et esimene info oli see, et USA ja Iisrael ründasid Iraani, et me mõtlesime, et okei, et see ei ole ju Araabia Ühendemiraadid, et me oleme siin, et tundus, et kõik on safe. Aga see muutus kiiresti, et läksime laupäeva õhtul linna peal jalutama ja siis kuskil kella 7 paiku olid esimesed paugud või paugud oli natuke varem, ütleme. Esialgu oli nagu 7, aga see laupäeva õhtul järel on 7 paiku siis oli näha juba, et taevas käisid mingid sähvatused, natuke meenutas nagu ilutulestikku, et mingi rakett justkui nagu plahvatakse, aga me saime aru, et see ikka ei ole ilutulestik, et need olid siis alla tulistatud ballistilised raketid siis Araabia Ühendemiraatide poolt. Kuna õhus varitseb oht, ongi lennukoridorid suletud. Paljud eestlased ei tea, millal koju tagasi saavad. Meie peaks siis reede tagasi minema 6. Ja hetkel ei ole mingit infot, et nagu toimuks see lend ikka. Ja meil on 7. tagasilend ja ütleme, me seal WhatsAppi grupis lugesime, et vist 6. märtsi Air Baltic oli tühistatud, meil on 7. märts, et täna veel ei ole tühistatud, aga on väga palju neid eestlasi, kellel on tühistatud, et seal WhatsAppis käib päris aktiivne vestlus, et kes sõidab Omaani, kes sõidab Saudi Araabiasse, kes sai siit mingisuguse lennuki peale, et keegi vist tahtis autoga sõitma hakata 75 tundi, aga siin on kõik võimalused. Eesti riik kahjuks enam ei oma ühtegi lennukit, muidu me oleksime oma lennukid juba teele saatnud. Et see on see piirang, et me räägime läbi just lennufirmadega ja ka reisibüroodega, kes siis seda korraldaksid. Et selles mõttes ikkagi charterlennud. Ja kui me räägime näiteks Muscati lennujaamast, siis Dubaist peaksid inimesed jõudma turvaliselt siis Muscatisse, selleks on vaja meil kohalikke korraldajaid, ehk siis Välisministeerium ja riik ise ei ole kindlasti nii võimekas reisikorraldaja sõna otseses võtmes. Lähis-Ida on üks maailma kõige tihedama lennukoridoriga piirkond. Kuna Vene õhuruum on lääne piirkonnale lendamiseks suletud, siis suunataksegi palju lennukeid läbi lõunamarsruudi, ehk läbi Iraani ja Iraagi. Seetõttu mõjutab meist kaugel Lähis-Idas toimuv tegelikult otseselt ka Euroopat. Kui me mõtleme praegust perioodi, me oleme veebruari lõpp, märtsi algus, väljas on külm lumehanged, inimesed tahavad sooja saada ja hästi suur osakaal nendest inimestest on tänasel hetkel otsustanud Lähis-Ida kasuks, ehk me räägime Omaan, me räägime Araabia Ühendemiraadid, aga samamoodi Iisrael, Liibanon, ehk siis tänasel hetkel kõik need riigid on selles suhtes turistide mõistes kinni, nüüd otsitakse alternatiive. Ja see tähendab seda, et me näeme ilmselt oluliselt suuremat masside arvu Kanaaridele, Roheneme saartele, Asooridele, mis on juba täna tegelikult protestimas tohutute turistide arvu vastu. Inimeste puhkuste ümberplaneerimine toob endaga kaasa rohkem ummikuid ka Euroopa õhuruumis, samamoodi pikemaid järjekordi lennujaamades. Sõjaolukorras on kohalikul õhuväel väga keeruline kontrollida, millised on nii-öelda sõbralikud objektid ehk turismilennukid ja millised on vaenlaste omad. Seetõttu on risk suur, et alla lastakse kõik, mis õhuruumis ette jääb. Ma arvan, et me näeme seda deeskaleerimist üsna ruttu. Tänasel hetkel juba esimesed lennud on hakanud sealt minema, aga see lendude arv, mis täna nad suudavad ohutult tagada, on paar protsenti sellest originaalnumbrist. Mina näen nii, et ikkagi turistide ja inimeste ohutus nagu eelkõige, et kui on mingi koht, et rakett võib lennukit kuidagi tabada, siis on väga õige otsus ikkagi see õhuruum kinni panna. Kindlasti mõistlik. Ja ma arvan ka seda, et ega nad nüüd kergekäeliselt neid lende sinna ei hakanud lubama ka, et ju nad siis tunnetavad mingisugust kindlust, et ei tea, mida uskuda. Täna nägime videot, kuidas ühte lennukit siin väidetavalt saatsid 4-5 hävituslennukit, et ta saaks siis õhku tõusta või maanduda, aga ütleme, seda valeinfot liigub nii palju, et kas see nüüd tõsi või mitte, et seda ei oska öelda. Kõigile, kes mitte vabatahtlikult Lähis-Idas kinni on, jääb vaid üle soovida kannatust. Väike lootuskiirega on, et varsti lennuühendus taastub ning kõik kodumaale tagasi naasada saavad.